kolleeg Kadri Simsoni. Head kolleegid, siia kõnetooli pidin ma tulema sellepärast, et meie lugupeetud peaminister võttis endale jälle õiguse, et tema esitab siit kõnetoolist tõe monopoli. Nimelt ütles ta, et mitte keegi Eestis ei taha astmelist tulumaksu. Paraku on nii, et peaministri ja peaministri partei arvamus ei ole veel ainukene tõde. Ja maksukoormuse jaotumine Eestis on vaidluste küsimus. Viimasel 4 aastal on maksukoormust SKP-sse tõstetud 10% võrra. Ja kui peaminister räägib endiselt madalatest maksudest, siis jätab ta tähelepanuta, et tõstetud on aktsiise, tõstetud on põllumeestele aktsiise, tõstetud on käibemaksu, mitte ainult toidukaubale, vaid ka ravimitele, raamatutele. See tähendab, et maksukoormus on tõusnud märkimisväärselt. Kui me vaatame, palju riigieelarve plaanib maksukoormusest lisatulu saada, siis jagades selle lisamaksutõusu kõigi leibkondade vahel, saame me teada, et iga leibkond, olgu siis peres 1 inimene või 7-8 inimest, peab ära tasuma umbes 4500 krooni aastas. See maksukoormus on väga paljudele inimestele üle jõu kandev ja üle jõu käiv ja seda maksukoormust on tõstetud just nii, et ta mõjutab väiksema sissetulekuga inimesi ja neid inimesi, kes veel ei teeni või enam ei teeni, ehk lapsi, lastega peresid ja eakaid inimesi kõige rohkem. Küsimus astmelisest tulumaksust on ju küsimus sellest, et kas inimesed, kellel on suurem sissetulek, võtavad ka oma osa kanda. Nemad on kõige rohkem võitnud sellest, et tulumaks on alanenud 26%-lt 21%-le. Nad on võitnud ka kõige rohkem paljudest täna valitsuse poolt tehtavatest kulutustest. Suurepalgalised võidavad emapalgast märksa rohkem kui tudengid või mitme lapsega kodus olnud emad. Astmeline tulumaks annaks Eesti riigile selle võimaluse, millega saaks alandada mitmeid käibemakse, näiteks toasoojale. Täna aknast välja vaadates saame me kõik aru, et me elame riigis, kus toa kütmine ei ole luksus ja ei ole valik, vaid on sundtegevus. Ometi aastal 2007, kui tänane peaminister taas kord valitsuskoalitsiooni moodustas, siis oli veel toasooja käibemaks 5%, täna on ta 20%. See tähendab, et 1000 kroonise küttearve puhul lisandub riigimaksuna 150 krooni rohkem. Nii et see jutt, et tänane valitsus teab, mis on hea, võib-olla tõepoolest teab ta seda, mis on hea väga kõrgepalgalistele inimestele, võib-olla tõepoolest teab, mis on kasulik ministripalka saavatele inimestele. Aga et teada, mis on õiglane, tuleks kuulata ka tavaliste inimeste arvamust. Ma panin sellele arupärimisele vastust kuulates tähele ka seda, et tegelikult ei soovitagi aru saada teistsugustest väidetest. Tahetakse kõike hoida mustvalgena, teie väidate üht, aga mina ei ole teie väitega mitte mingil juhul nõus, sest see on teie väide. Natukene avaramat silmavaadet, natuke rohkem teiste inimeste arvamusi kuulates, saaks ka riigi juhtimises märksa tasakaalukamalt ja õiglasemalt asju aetud. Nii et lugupeetud peaminister, vähem hülbust, rohkem teistega arvestamist. Aitäh! Ja lugupeetud peaminister. Palun nüüd kõnepulti. Austatud juhataja, austatud Riigikogu, hea sõneleja. Just äsja me kuulsime just arvamust, millele vastu väidelda justkui ei tohigi, mis on ainuõige ja mis, ma usun, et esitaja meelest ei sisaldanud endas kübetki ülbust, aga mis mulle tundus suhteliselt ülbe väitena. No andestage, kui ma saan teist valesti aru. Aga väidetest endist. Jah, ma olen veendunud selles, et kui inimesed saavad aru, mida tähendab automaks, mida tähendab kinnisvaramaks konkreetselt igale inimesele, no et siis nemad oma
otsuseid langetaks teistmoodi, kui nad langetavad seda lihtsalt teleklippi vaadates. Mis see toiduainete käibemaksumäära alandamine tähendab? Võtame Soome näite. Soomes alandati toiduainetele käibemaksumäära standardmääralt 17%-lt 12%-ni. Ja siis, kuna ülemaailmne finantskriis tabas kõiki riike, kaasa arvatud ka Soomet, ootamatult tuli siis ka toiduainete käibemaksumäära tõsta 12%-lt 13% peale, aga muidugi tuli käibemaksumäära üldiselt tõsta. Aastal 2008 olid Soomes toidukaupade hinnad võrreldes Euroopa Liidu keskmisega 120%. Eestis olid toiduainete hinnad võrreldes Euroopa Liidu keskmisega 80%. Praegu, pärast seda, kui Eestis on käibemaksumäära tõstetud toiduainetele täpselt nii nagu teistele kaupadele 18%-lt 20%-le, on Soomes toidukaupade hinnad võrreldes Euroopa Liiduga keskmisega 80% või 120% ja Eestis 80%. Soomes alandati käibemaksumäära, Eestis suurendati käibemaksumäära, kuid võrreldes Euroopa Liidu keskmisega on toiduainete hindade suhe jäänud täpselt samaks. Kes on võitnud? Kindlasti on võitnud kaupmehed, aga igal juhul mitte tarbijad. Kõige kallimad toiduained on Euroopa Liidu liikmesriikidest Iirimaal, aga nagu siit kõnepuldist juba varem öeldud, ei ole võimalik Iiri valitsusele, kellel oleks hädasti praegu lisavahendeid vaja käivet suurendada, et saada rohkem käibemaksu, anda nõu, et alandage siis toiduainetele käibemaksumäära, sest Iirimaal on toiduainetele käibemaksumäär 0. Hind kujuneb nõudmise pakkumise vahekorras ja need, kes räägivad, et ma räägin küll veel kroonides, et 3,4 miljardi krooni riigikassasse kogumata jätmine aitab lihtsalt inimest, need tegelikult ju valetavad, sest neil ei ole mitte mingisugust kogemust võtta mujalt maailmast, mis seda ootust ja väidet kinnitaks. Eestis on maksukoormus tõusnud kriisi ajal. No seda suuresti ka tänu sellele, et sisemajanduse kogutoodang, kui me räägime maksukoormusest võrrelduna siis teiste majandusnäitajatega, siis tänu sellele ka, et meil on riigi osatähtsus tõusnud, kuna sisemajanduse kogutoodangus, sest et erasektori osatähtsus on kiiremini kahanenud kui riigi osatähtsus. Ja kriisi ajal on see minu meelest igati loomulik. Me ei saa kindlasti eeskujuks võtta endale neid riike, kus maksukoormus on kriisis oluliselt vähenenud. Sest me teame ka meie naabrusest, nendes riikides on väga suured probleemid maksu kogumisega ja varimajandusega. Praegu majandus kasvab Eestis jälle kiiresti, tööstustoodangu mahu kasvutempolt oleme Euroopa Liidus jälle esikohal. See loob hea aluse selleks, et tööjõu maksukoormust Eestis alandada. Ma usun, et uus Riigikogu koosseis seda kindlasti ka teeb. Aitäh! Suur tänu, härra peaminister. Rohkem kõnesoove ei ole, lõpetan läbi.